Tere kõigile ka minu poolt, kes siin saalis viibivad ja kuskil meid veebiavarustes jälgivad. On tegelikult väga suur rõõm, et me nendest teemadest räägime. Mina olen üles kasvanud sellisest ajaperioodis, kus kohas oli ka selliseid aegu, kus kohas maavaradest rääkimine oli tabuteema. Mulle meenivad siin mitte väga kauged ajad, kus kohas oli teemasid, millest ei tohtinud Eestis rääkida. Aga samas jällegi maavarad on midagi sellist, milleta me hakkama ei saa. Ja kuulates täna kahte sissejuhatavat ettekannet ministri poolt ja Keskkonnaameti poolt, et tegelikult kõik oli öeldud. Põhisõnum oli nendes kahes lühikeses sõnavõtus juba kirjas. Me läheme uude energeetika ajastusse. Me muudame põhimõtteliselt oma senist toimimise süsteemi ja selleks on meil vaja maavarasid. Ja nüüd ongi see sama küsimus, et kuidas me suudame need maavarasid, uusi maavarasid ja ainult suuremates kogustes säästlikult tegelikult kätte saada, kasutada ja taaskäidelda. Nii et tegelikult see kõik on omavahel tihedalt seotud probleemistik. Aga minnes nüüd edasi oma ettekandega, tegelikult on alati natukene, ja ma räägin palju üldisematel teemadel, ja võib-olla jõuame ka mõne üksiku konkreetsema näiteni näiteks mujal maailmas kui ka tegelikult Eestis. Aga mind on alati nagu paelunud selline küsimus, et kes oli esimene geoloog? Kes oli see, kes esimesena vaatas maapõue kui ressurssi ja tegi seda teadlikult, võiks öelda, et mõtles abstraktselt maavarade kasutamisest. Et me teame, et väga paljud linnud, loomad, isegi mõned putukad kasutavad ära maapõue ja suudavad endale valmistada kõige lihtsamaidki tööriistu. Aga nad pigem kopeerivad või ütleme nii, et nad on leidnud mingisuguse viisi mingi oksarao kasutamiseks, aga vaevalt, et ta väga mõtleb selle peale, et kas see oksaraag on nüüd konkreetselt, ütleme, hästi lihtsustatud öeldes, et kas ta on mingi toominga või lepa või kuuse oksaraag, et talle see nagu ei mängi rolli. Talle on tähtis see, et on õige pikkuse, õige suurusega. Aga kes oli see, kes hakkas esimest korda mõtlema ja vaatama selle üle, et see kivitükk on selline ja sellest saab seda teha ja sellest saab hoopis seda teha. Ja ega siin väga pikalt mõelda olla, et me jõuame tegelikult välja põhimõtteliselt primaatideni. Aga ka nende puhul tegelikult, kui süüvida, siis ka ega nemad ei langeta nagu valikuid selles plaanis, et kui see kivitükk ikka kõlbab pähkli katki löömiseks, siis ta kõlbab ja jällegi, et mis selle kivitüki koostis on. See nagu talle ei mängi enam rolli. Nii et võib-olla, kui võtta ja vaadata seda Charles Darwini surematust teosest pärist Aafrikast, siis vaevalt nüüd tema selle peale nüüd mõtles. Aga kui vaadata natukese ajas tagasi, siis me tegelikult näeme seda, et juba maailma kõige vanimad kivitööriistad, mida me täna teame, on natukene enam kui 3 miljonit aastat vanad. Ja nende puhul tegelikult ei ole see lihtne kirves, pihukirve tüüpi tööriist suugi mitte juhuslikult tehtud. Et me ei tea täpselt, kes seda tööriista kasutusele võttis. Et siin on mitmeid erinevaid kandidaate, üks nendest on australopiteekused. Muide see müütiline number AL 288-1 on Lucy, kõige üks meie arvatavatest esiemadest. Aga mis on hästi tähtis, et nad ei vaadanud seda kivitükki, millest nad tahusid sellise teravsermaga tööriista, mitte kui lihtsalt suvalist kivitükki, vaid nad pidid teadma, et sellest kivitükist saab seda teha. Tuues natukene konteksti, et kui siin, küll mitte nendes müürides, aga seal Lossimägede poole kõnnida, siis seal müürides on sees ka igasuguseid kivitükke. Graniite ja moonde kivimeid ja kõiksugust asju, aga nendest ei saa sellist asja teha.
Selleks on vaja, see tegelikult happeline purske kivim röoliit ja sellisest peene kristallilisest vulkaanilise klaasirikkast materjalist saab teha teravate servadega tööriist. Ta pidi järelikult, muideks kui neid leidusid analüüsida, et mis on sellest piirkonnast leitud, et siis tegelikult kui hakata analüüsima, siis nad teadsid, mida nad võtsid kätte selleks, et valmistada oma tööriist. Ja tegelikult juba, nagu ma ütlesin, 3 miljoni aasta jooksul oleme me õppinud, meie eellased ja me ise õppinud seda maapõue kasutama. Ja kasutama enda huvides. See on just hästi oluline asi, et kui me küsime üleüldse küsimused, aga milleks meile maavarad, siis siin võiks hakata põhimõtteliselt kõik see ruum siin koosneb erinevatest maavaradest. Isegi need toolid, mis on teil vineerist ja mingist tekstiilkattest tehtud, siis nende valmistamiseks kasutatakse tööriistu, mis on tehtud mingisugustest maavaradest. Me kasutame maavarasid, miks meile maavarad vajalikud, sest me kasutame neid oma huvides. Ja läbi nende 3 miljoni aasta on tehnoloogia muidugi väga kaugele arenenud, et kui nüüd mõelda seda, et kus kohas nüüd on selle tehnoloogia tipp, siis täna, nüüd ja just ja praegu, ma nüüd ei tea, kas ta seal tõesti seal ka liigutab, aga me oleme teistel planeetidel oma tehnoloogia tippsaavutustega ja kentsakal kombel, mida tegemas, uurime selle kive. Et Mars 2020, ma ei ole võimeline välja hääldama seda nimetust, et kui ta siin pead niiviisi oma kaamerasilma keerutab edasi tagasi, siis ta vaatab just praegu alla ühe kivitüki poole, mille sisse ta on just puurinud esimesed augud, tegelikult esimesed puursüdamikud on sealt kätte saanud. Ehk siis tegelikult jällegi me tuleme kivist ja me läheme selle kivi suunas, mis iganes ei ole vahepeal selle tehnoloogilise arenguga toimunud. Aga tõsi on see, et selles tohutus ajavahemikus, kus kohas me oleme, kus on seda maapõue kasutatud siis meie endi hüvedeks, on ääretult muutunud pilt nendest võimalikest varadest. Et siin ei ole mõtet hakata üles lugema üksikuid maavarasid, aga kui lihtsalt heita pilk kasvu sellele, et kuidas on ainult tööstusrevolutsiooni perioodil. Tegelikult me räägime siin võib-olla mingitest sadadest aastatest, on muutunud tehnoloogiliselt oluliste elementide, energia ja transpordisektoris kasutavate elementide loendid. Et kui me ütleme tööstusrevolutsiooni alguses, kuskil 18. sajandil, kus ütleme nii, et meie transport kõige vingem tehnoloogia vidin oli võib-olla tuuleveski, suure skaalalisema majanduslikus mõttes tähtis ja me sõitsime kõik hobavankritega ringi, siis ega tegelikult palju meil siis vaja oli. Põhimõtteliselt oli meil rauda vaja ja võib-olla seal sul oli, ütleme nii, et kui me räägime energeetilistest, energiatehnoloogilistest maavaradest, siis sul oligi, et sul oli süsinik, sul oli kaltsium, lubekivi, sest ka näiteks kui vaatate, kus kohas see kaltsium siia tuleb, lihtsalt kommenteerimaks, et ka need müürid on siin laotud lubimördiga ja raud. Aga kui me liigume ainult 100 aastat edasi ja me tuleme nii-öelda siis aurumasinate perioodi 19. sajandi alguses, siis me juba näeme, kuidas on mitmekordistunud mitmesuguste elementide loendid. Ja mida lähemal tuleme kaasaega, siis seda kirjumaks muutub tegelikult see pilt. Üha rohkem ja rohkem erinevaid elemente on meil vaja selleks, et meie tehnoloogia toimiks. Ja see on ühtepidi võib öelda niiviisi, et see teeb meie elu paremaks, sest jällegi, et miks me kasutame maavarast. Meie enda hüvideks, selleks meie elu oleks parem, aga teistmoodi seab ka meid teatud küsimuste ette. Ta tekitab meile mingisuguseid piire. Sest kui me vaatame perioodist süsteemi, ja siin on lihtsalt näidatud täna nii-öelda, jällegi ma ei räägi kuigi palju täna rohepöördest, et sellest on siin teised ettekanded, aga kui võtta ja vaadata täna neid elemente, mis on siia ritta pandud, siis need on need tehnoloogilised elemendid, ilma milleta me tegelikult tulevikus läbi ei saa. Kui me tahame tegelikult selle maailma kõlab väga õõnsalt, aga päästa.
et tõenäoliselt kõik on jälginud viimaste päevade uudistvoogu ja see lihtne tõdemus, et see 1,5 kraadi ei päästa seda maailma. Et me peame palju drastilisemalt midagi ette võtma, et on ise küsimus, et mis see kõik jälle meile maksma läheb. Muideks just ka sama asi, mida minister rõhutas, et tegelikult, et kui me viime seda rohepööret ellu, et me ei torma ummis jalu mõtlemata jälle uusi asju kaevama, uusi maavarasid kaevama, uusi tööstusi rajama, veel rohkem energiat tarbima ja päeva lõpuks seisame sama asja ees, et CO2 sisaldused kuidagi atmosfääris ei taha väheneda. Aga see on see loend, mis on täna. Ja ma arvan, et kui jätta võib-olla need mõned üliharuldased elemendid kõrvale, mida perioodisüsteemist me leiame või need, mis on selle tabeli kõige aktiniidide kõige alumistes ridades, mille tehnoloogilisi rakendusi tõepoolest täna ei eksisteeri, siis me võiksime ka täna nii öelda, et põhimõtteliselt tänapäeva tehnoloogia kasutuses on kogu perioodisüsteem. Ja nende hulgas eriti paistavad silma need samad elemendid. Nüüd, kui mõelda ka natukene ka sellisesse võtmese, et need on tänased, et pange tähele, need on tänased tehnoloogia elemendid, mida see ühiskond vajab oma siis nii poliitiliste kui ka majanduslike eesmärkide täitmiseks. Et kas me oskame ka näiteks arvata seda, et millised elemendid muutuvad järgmisena hästi kriitiliseks või oluliseks sellel teekonnal ja ma võin teile kohe lihtsalt öelda, et naatrium ja vanaadium. Küsite, et kuidas, et tõenäoliselt, mul oli kuskilt selleks puldi tüüpi asjandus ka olemas. No ma arvan, et täna on Eestist väga raske leida inimest või kogu maailmast, kes ei tea liitiumist või ütleme nii, et koobaltist, liitiumi-ioon patareid. Aga see on tegelikult tehnoloogiailne päev. Küll tõsi, et liitium patareidele ei ole asendust, et kui me tahame sellist energiatihedust sellise kaalu juures, aga tulevik tegelikult hoopiski vaatab naatriumi ja vanaadiumi suunas. Naatriumi on patareid ja vanaadium redoksakud, sest see on täiesti möödapääsmatu. Ma võin teile kohe kinnitada, et tegelikult nende elementide võidukäik, tehnoloogiliste uute elementide võidukäik on paratamatu, sest meil on vaja kuidagi tuule- ja päikeseenergiat salvestada. Sest kui tuul ei puhu, siis paraku ka nad ei tooda midagi, need tuulikud, või et tänases ilmas, ma ei kujuta ette, mis on tänases ilmas meie laiuskraadil päikeseparkide efektiivsus. Ehk siis need on, ütleme, energia salvestamine, kui me küsime, et kuhu täna tehnoloogia edasi liigub, mis on need, mis järgmistena muutuvad kriitilisteks, siis need on tegelikult energiasalvestused. Energiasalvestamine on kogu mõeldava rohepöörde üks kõige kriitilisemaid kohti. Aga kui me vaatame kõiki neid kauneid elemente, kogu seda suurt tabelit, siis me ei tohi tegelikult ära unustada ka seda, ja rääkides ainult udupeenematest keemilistest elementidest, mida on üha raskem kuskilt leida ja mis esinevad väikestes konstellatsioonides. Me ei tohi tegelikult ära unustada, et kõige selle kõrval, et see ühiskond tarbib ka teisi maavarasid. Ja tegelikult ei ole üldsegi üllatus, et kui me vaatame niisugust globaalset või suurt pilti, ja need on Ameerika Ühendriikide 2019. aasta andmed, siin nendel kahel graafikul, mis näitavad vasakul pool teenitud tulu mingisuguste maavarade või siis selliste toodete, maavarade baseeruvate toodete tootmisest toodud see majanduslikku tähtsust ja paremal pool on tegelikult kaevandamismahud. Siis ei ole tegelikult kõige tähtsamad majanduse seisukohalt, ei koguste ega tegelikult ka majanduse majandusliku koguväärtuse seisukohalt üldsegi mitte tähtsad need samad tehnoelemendid. Okei, üks väikene konks on juures, et vask tegelikult kuulub siia nendesse. Aga hoopiski on killustik, tsement, mida me toodame lubjakivist ja savist, kahjuks küll Eestis enam mitte, ja liivkruus. Need on tegelikult kõige olulisemad,
et toome ennast nagu maa peale, ma tahan sellega öelda. Et rääkides kogu aeg nendest tehnoelementidest ja sellist asjadest, et tegelikult ei kao siin täna, nüüd ja praegu kuskile ära vajadus lihtsate asjade järgi. Kogu infrastruktuur baseerub sellel. Me räägime täna hästi palju Rail Balticast ja teistest trassidest, unistustest Tallinn-Tartu vahele lõpuks neljarealine tee saada ja nii edasi. Et need igasugune infrastruktuuri taristu rajamine tegelikult, öelgem siis võib-olla natukene banaalset betooni valamine, on see, mis tarbib kõige enam maavarasid. Ja just sama asi, et mitte ainult koguste mõttes, vaid ka killustiku mõttes. Või ütleme nii, et ka rahalise väärtuse mõttes. Muidugi, ahvatlus on kõikidel inimestel, kes tegelevad maavarade ja nende tootmise ja kaevandamisega, muidugi on vaadata seda suhet siin. Et milline on kulla nii-öelda kaevandamise tulu, ütleme, mis on tema majanduslik väärtus ja kui väike, see on meil logaritmiline skaala ka, et noh, siin lugeda ära 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no põhimõtteliselt 7 suurusjärku on vahet, 10 miljonit korda on kaevanduste, ütleme nii, et kaevandusmahud on väiksemad kui kruusal ja liival või killustikul. Aga ta toob hästi palju tulu ja ei ole midagi imestada, et kui siin novembri alguses on toimumas üks Skandinaavia veebikonverents, Skandinaavia maavarade kaevandamise konverents, siis eile piilusin programmi ja enamus ettekannetest räägib kullast. Kulla otsimisest, kulla kaevandamisest, kulla töötamisest. Eks ta on jällegi natukene viib neid tasakaalust nagu välja ja siis küsigem muidugi selle kulla juures on see, et miks meil seda kulda vaja on. Okei, et on kas sõrmes, ninas või kõrvas on enamus kullast. Tegelikult selge, et kullal on ka olemas ka tehnoloogilised rakendused, aga mitte sellistes kogustes. Et me oleme natuke ma tahan lihtsalt sellega nagu öelda seda, et nagu te näete, üks väga oluline kaevandatav maavara oma just rahalises väärtuses tegelikult ripub kinni meie emotsioonides. Kas meil on teda siis niiviisi vaja? Aga mis on tõsi, et jällegi selle tsemendi, liivakruusa tsemendi ja killustikuta me kohe kuidagi mitte ei saa. Nüüd, ehk siis, et väga keeruline on panna sellesse skaalasse väärtuslikud ja veel väärtuslikumad maavarad. Aga üks teemadest, millega me põhimõtteliselt väga tihti kokku puutume maavaradest rääkides, on see, et osad nendest on kriitilised, osad nendest ei ole kriitilised. Ja selle kriitilisuse juures on seda mitmel korral pidanud selgitama ja rääkima. Ei ole üldsegi mitte tähtis see, et nad on majanduslikult tähtsad. Et meil on väga palju elemente, mille puhul tegelikult me hindame nende kriitilisust ja tähtsust, näiteks kas see sama rohepöörde seisukohalt, hoopiski mitte maavara kättesaadavuse poolest, vaid hoopiski poliitiliste riskide pärast. Ja põhjus on tegelikult ju väga lihtne, et kui me jällegi küsime seda, et millised on siis meie tegelikult sellised, kui me liigume täna sellises tehnoloogia pöördes uue revolutsioonilise ajastu suunas ja meil on vaja uusi maavarasid, siis millised on tegelikult need ressursid, mida meil kasutada on. Ja geoloogina on minu vastus hästi lihtne, et ütle, millist maavara sul on vaja ja ma näitan näpuga maailma kaardi peal, kus kohas seda tõenäoliselt leidub. Et see Kirju-Lapi tekst siin on tegelikult väga suur üldistus, väga suur lihtsustus maa geoloogiliste, kontinentide geoloogilisest ehitusest. Erinevad päritolu, erinevad tüüpi, siin pole vanusega midagi pistmist, erinevad päritolu kivimid ja tegelikult ainult üks pilt sellele kaardil ütleb seda, et maavarad, mis on mingit ühtede või teiste kivimite komplekstega seotud, on paiknevad maakeral ebaühtlaselt. Ja nii me võime näiteks öelda, et kui otsida näiteks neid samu rohepöörde tehnoloogiaks vajalikke maavarasid, siis nad istuvad nendes
siin väga väikse valikuga näidatud erinevaid piirkondasid, kus kohast tegelikult neid leida võib. Et kahtlemata meie kõrval olev Skandinaavia on hästi rikas, vaatame Põhja-Ameerikat, vaatame Hiinat, omad põhjused, miks pärast Hiinal on selline tohutu monopool selles kohas. Ja need on ennekõike metallilised maavarad. Kui me räägime sellistest maavaradest, mis on seotud settekivimitega, siis tegelikult me peaksime teistsuguseid ringikesi hakkama joonistama siia, et ühtepidi seesama, kus kohas meie oleme. Kui ma jõuan selleni lõpetuseks välja, et mis siis see Eesti potentsiaal on sellest nii-öelda üldises maailma majanduse ja meie tehnoloogiliste nõudmiste täitmise nii-öelda jooksus või võidujooksus. Aga kui me räägime nüüdseks juba tegelikult hääbuvast fossiilsete kütuste nii-öelda vajadusest, kuigi arvestagem seda, et lähema, nii kurb kui see ei ole, aga lähema 30 aasta jooksul tõenäoliselt vajadus nafta järgi ei kao mitte kuskile. See nõudlus ainult kasvab ja alles siis, kui me oleme jõudnud ümber struktureerida oma energeetika ja transpordisektori, siis me hakkame tegelikult nägema seda langust, nii et tegelikult ka need piirkonnad jäävad pikaks ajaks kestma ja teisedki sellised suured platvormsed alad. Ja kui, nagu ma ütlesin, et ma olen võimeline geoloogina kiiresti näitama, kus kohas midagi üleüldse olla võib, ja et selle kinnituseks tegelikult, et kui me vaatame peamist suure majandusliku tähtsusega maavarade paiknemist, suurimate leiukohtade paiknemist maakeral, siis me tegelikult näemegi seda, et need samad piirkonnad, mida ma teile just ennist näitasin, ongi tegelikult need kohad, kus kohas need maapõuevarad eksisteerivad. Et tegelikult jällegi tulles tagasi selle juurde, et kui me räägime sellisest kriitilisusest ja sellest, et kas meil on tegelikult neid varasid ja kui kerge on neid kätte saada, siis see tegelikult ei ripu ära mitte sellest geoloogilisest ehitusest, vaid tegelikult sõltub poliitilisest stabiilsusest ja sellest, et kuidas mingisugused maailma riigid vaatavad maailma kaubandusele ja vabale kauplemisele või hoopiski üritavad suunata tehnoloogilist oluliste elementide kasutamist nii-öelda iseenda kasuks. Aga kogu selles tantsus on tegelikult mõned väga hoiatavad märgid. Ja need hoiatavad märgid näiteks seisnevad selles, et kui me räägime, ja see kehtib väga paljude maavarade suhtes, et see näide Vasest on võib-olla kõige drastilisemaid sellest, kuidas me oleme, see on nii-öelda kogu kaevandatud, see on alates eelmise sajandi algusest kaevandusmahud ja põhimõtteliselt me oleme tulnud läbi pronksi ajastu, mis oli siis nii-öelda Vasel baseeruv ja me järgneva, pange tähele, et järgnevate aastakümnete jooksul me tarbime, meil on vajadus, see on prognoos, vajadus Vase järgi, mis ületab kogu senise mahu. Miks? Vastus on väga lihtne. See on see meie tehnoloogiline pööre, sest vaadake selleks, et ehitada kogu see taristu, päikesejaamad, elektri, tuulegeneraatorite jaamad, merepargid, kõik see uued autod, kogu transpordisektori ümberehitamine, see nõuab vaske, mitte ainult liitiumit ja koobaltit ja haruldase muldmetalle, millest me hästi palju räägime, vaid kõige lihtsamalt ja labasemalt vaske. Ja kõik need prognoosid, kõik senised hinnangud sellele on tegelikult paika pidanud. Tõepoolest, nõudlus Vase järgi globaalselt ainult kasvab, koos sellega kasvab ka loomulikult ka Vase hind maailmaturul, mis on teinud drastilisi pöördeid viimaste kümnendite jooksul. Ja tegelikult siit tekib see küsimus, elementaarne küsimus, aga kas meil on neid maavarasid siis piisavalt, et me suudaksime seda kasvavat nõudlust rahuldada? Sest veel korrad, see on prognoos sellele, kuidas nõudlus hakkab kasvama. Ja vastus on tegelikult üsnagi lihtne. Jah, on küll.
aga konks seisneb selles, et kui me vaatame, ja seda on väga lihtne illustreerida, on see, et on selles, see vastus seisneb selles, jah, meil on neid maapõuevarusid, aga nad on üha sügavamal ja ainult lahjemad. Lihtsasti kättesaadavalt, maapinna pealt kättesaadavad maapõuevarud on põhimõtteliselt juba otsas. Ja see graafik näitab vask, nikkel, pliit, tsink, suuremate leidude sügavust, millistes sügavustes täna toimuvad otsingu-uuringu tööd, millistes sügavustes on täna kas juba avatud või on avamisel kaevandused. Ja me oleme, kui me vaatame eelmise sajandi algust, siis me oleme väga konkurentsikud, istume maa pinna peal esimese 100 meetri sees. Täna me tuleme lihtsalt kogu aeg ainult allapoole, sügavamale. Nüüd küsimus on selles, et kui sügavale minna, et ma panin nimme siia selle juustukera, nagu ma ise seda nimetan, et me ikka kraatsime seda kõige ülemist koort, et see on siin, et 1000 meetrites, et me oleme väga, väga kaugel sellest, et olla ammendunud neid varusid, aga pidage seda silmas, et kui ma ütlesin just äsja, et kuigi maakera võib lugeda lõpmatuks süsteemiks, siis me tegelikult oleme ammendunud alles väga väikese osa tegelikult sellest võimalikest maavaradest, mida mis tehnoloogiliselt me vajame, aga see kõik läheb aina kallimaks. Üks asi on kallimaks minemine, aga see nõuab rohkem energiat. Ja siis me oleme järjekordselt selles samas kohas tagasi, et rohkem energiat, meil on vaja rohkem toota energiat, me tarbime rohkem energiat, meil on vaja rohkem energiat toota, ja siis me oleme selle küsimuse, et kus kohas ja kuidas me selle toodame. Ehk siis igal selle etapil, igal sammul tuleb väga hoolega kaaluda seda, et milline on see tasakaalu koht, et me ei tekitaks selle uue nõudluse, uue revolutsioonilise tehnoloogilise pöördega ei tekitaks olukorda, kus me tekitame rohkem kahju, kui me toome kasu. Ja ma teile ausalt ütlen, et see on üks küsimustest, mille peale mina mõtlen väga tihti. Andes endale aru sellest, et kuidas kõik asjad üksteisest sõltuvad. Ja ma ei ole päris veendunud, et kas üks lihtne näide, mida ma oma tudengitele just alles ühes loengus, kus oli rohetehnoloogia loengus rääkisin, et on see, et kui te sõidate 20 aastat vana diiselautoga, et mis on nüüd keskkonnasäästlikum, kas ma ostan nüüd endale hübriidi või sõidan selle 20-aastase diisliga edasi? Te teate vastust, ma ei pea seda teile ütlema. Kõige lihtsam oleks üldse jalgrattaga sõita. Mina teen seda muidugi, mul auto ka, aga need on lihtsad asjad, et ma tahan öelda, et me ei tohi lasta ennast eksitada nendest hästi keerulistest süsteemidest ja udupeenetest nimedest ja elementidest ja tehnoloogiatest, mis räägib. Tegelikult see kõik on ikkagi meie enda kätes. Jällegi palju räägitud. Aga tõsi ta on, et tehnoloogia, ma ei ole päris kindel, kas ja kuidas tehnoloogia meid selles olukorras päästab. Aga lõpetuseks. Eesti. Et me armastame maad hirmsasti. Kõlab halvasti, aga armastame väga, me oleme isegi oma rahale. Ma ei pannud siia Eesti münti, aga isegi selle raha taga küljele me oleme pannud Eesti kaartisi. Kui nüüd mõtleme selle peale, aga mis on siis selles üldises maavarade tantsus, kui nii öelda, on selle Eesti kontekst ja mis on need võimalused kaasa rääkida. Siis ma tegelikult tahaks alustada lihtsatest asjadest. Täpselt see, mida ma teile just ennist rääkisin. Et me ei pea kohe hakkama ja rääkima nendest tehnoloogilistest elementidest, aga räägime sellest, mis meil on ja mida meil on vaja. Kogu aeg on vaja. Et kas me iganes me räägime siin liivast, lubjakivist, kruusast, põhjavesi, inimestel läheb tihti meelest ära, et põhjavesi on ka maapõue vara, maa sees, enamasti. Suur osa, siin Viljandis näiteks on kõik põhjavee peal, Tallinnas on natuke teine lugu, aga suur osa Eestis tegelikult tarbib vett põhjaveena. Dolomit, turvas,
no ravimuda tõenäoliselt ei ole nüüd kriitiline asi, aga selles süsteemis, aga need on asjad, mis meil on olemas. Ja kuigi mitte küll igal pool ei ole ühesuguse kvaliteediga lubjakivi või dolomiiti, aga meil on need olemas ja meil on suurtes kogustes ja see on see lihtne asi, kuidas me tegelikult oma hüvangut saame alal hoida. Nüüd, kas meil on siis midagi muud veel? Noh, siiamaani on meil olnud ka põlevkivi ja natukene silmanurgast on räägitud ka fosforiidist, aga kus me muidugi tänaseks oleme, on see, et järgnevate kümnendite jooksul me võime põlevkivi põhimõtteliselt siit selle kaardi pealt ära kustutada ja mulle tuleb tahtmatult meelde mitte väga ammused diskussioonid sellest, et kuidas me peaksime põlevkivi kaevandamist piirama, et see jääks meiega meie lastele. Vaadake, maavaradega on üks ükka asi, et maavarasid, teatud spetsiifilisi maavarasid on vaja nüüd ja praegu. See on see tehnoloogia tase, kus me oleme ja ma küll taha sellega öelda, et me oleksime pidanud siis kogu Ida-Virumaal auku kaevama ja kõik selle korstnasse ajama. Kellelgi ei oleks midagi olnud selle energiaga teha. See on üks lihtne asi, aga need argumendid tuleb endale meeles pidada, kui me räägime sellistest, üritame pikas perspektiivis asju vaadata. Aga jah, täna me oleme natuke selles olukorras, et see põlevkivi on meie kaardi pealt ära kadumas, otsepõletamine, mida kiiremini ta lõpeb, seda paremini see on. Õlitööstus, keemiatööstusena on natuke teine küsimus ja nõuaks täiesti teistsugust mõtlemist, põhimõtteliselt teistsugust mõtlemist, mitte toota vedelkütust, aga vaadata põlevkivi kui ressurssi keemiatööstuse tarbeks ja selles on potentsiaali. Nii et me oleme täna sellises olukorras ja meil on üks tohutu suur küsimärk on see, et kas nüüd see fosforiit tuleb ja päästab Eesti. Ma olen ise seotud, ma ei ole erapooletu selles küsimuses, sest ma ise tegelen fosforiidi uuringutega, aga tõsi ta on, et see on suur ressurss, mille järgi maailmas on vajadus, mis on väga hea kvaliteediga ressurss. Ise küsimus on sellegi see, et kas me oleme võimelised seda säästlikult kasutama, kätte saama ja töötama. Ja sellele ei ole minul endal ja tõenäoliselt väga mitte kellelgi veel vastust, et kas me tegelikult seda kasutama hakkame. Aga selles kontekstis on loomulikult tekkinud haruldaste muldmetallide jutud, ka vanaadium tegelikult Eesti kontekstis on selline üks potentsiaalseid ressursse, mille küsimuses me üritame leida vastust, et kas see on tegelikult ka globaalses majanduses, sest vaadake, üks oluline asi on see, et kui me räägime kruusast, liivast, turbast, turvast küll mitte, aga kruus, liiv, killustik, see on meie kohalik infrastruktuur, meie kohalik tarbimine ja meie majanduse toetamine. Aga kui me räägime tegelikult fosforiidist, fosforhappe tootmisest, fosforväetiste tootmisest, me räägime haldusest muldmetallidest, me räägime potentsiaalselt vanaadiumist, akutehnoloogiat, siis see tegelikult on ekspordiartikkel, ennekõike ekspordiartikkel. Ja see on siis nii-öelda meie võimalus selles suures maailma pildis, suures rohepöördes. Aga jällegi on küsimus on see, et me ei tohiks astuda neid samme uisapäisa, vaid tegelikult kaaludes kohalikku mõju ja ka globaalset mõju. Ja loomulikult tahaks päris lõpetuseks hoopiski öelda seda, et see küsimus ikka, et kas siis ikka laulusõnad on nagu õiged, et ei hõbedat, ei kulda, leidume maal. Saksa viisile tehtud sõnakesed ja siia võiks panna kohe mitu küsimärki. Ei tea. Et üritamegi praegu just teada saada, et kas meil on siis näiteks mingisugust potentsiaali selles küsimuses ja mida see võiks meile tähendada. Aga sellega ehk siis tegelikult kõige lõpetuseks öelda, et me oleme täna asunud ühele väga olulisel teele, mis peaks muutma meie senist looduskasutust või nägemust, kuidas me ütleme nii nägemuse mõttes kui ka reaalset looduskasutust võimalikult säästlikult. Aga seda tehes ja mõeldes selle peale, kui palju meil on maavarasid selleks vaja ja millise uusi tehnoloogiaid on meil vaja ja millistes kogustes meil on seda vaja, nii erinevaid on vaja. Ei tohiks me astuda sellesse lihtsasse lõksu, et pärast on kahju suurem, kui ta enne oli.
nii et minu poolt kõik, tänan. Suur tänu, ole hea, Kalle, jää veel siia, sest küsime ka küsimusi, neid on laekunud täitsa korralikult kohe. Ma ütlen ühe asja veel, head siinviibijad ja need, kes te jälgite meid praegu võrgu vahendusel, kõik ettekanded ja tänane video lähevad üles keskkonnaharidus.ee kodulehele, nii et need, kes ei jõudnud siin praegu klõpsata oma telefoniga pilte, et teha endale slaididest slaide, siis tegelikult lähevad kõik, kogu tänane info üles ka keskkonnahariduse kodulehele. Aga küsimuste juurde on täitsa kena näha, et inimesed on sekkunud ja osa võtnud. Ehk siis, kui me vaatame sealt ülevalt, 3 pöialt on saanud, kuidas ressursikasutuse keskkonna jalajälje ja energeetilise mõttekuse seisukohast kommenteerite pumphüdroakumulatsiooni tehnoloogiat kui võimaliku tuule päikeseenergia kompensatsiooni ehk siis sellist salvestamise võimalust? Jah, selline tehnoloogia eksisteerib. Täna on Eestis üks arendusprojektidest käigus Paldiskis. Selle kohta on kõvad uuringud tehtud. Ma jään praegu vastuse võlgu, et millises arendusfaasis ta on. Ja tegelikult on teine samasugune plaan veel ühe sellise pumpplaan rajamiseks. Ja see on üks võimalus, et kuidas tegelikult energiat salvestada. Ja ma loodan, et need asjad hakkavad siin tööle. Et Eesti ei ole nagu selles mõttes, saate aru, et selleks, see on selles mõttes lihtne asi, et sul on vaja tekitada veereservuaarid, mis on üksteisest võimalikult suurel kõrguserinevusel. Et Paldiskis tuleb selleks sügavale maa alla minna, on täna räägitud mõtetest kasutada Kirde-Eesti vanu kaevandusi. Seal on ka üks kõrguste vahe nagu küsimus, et Eesti reljeef ei ole nagu selle jaoks kõige sobilikum, aga see on üks reaalseid võimalusi, et seda teha. Nii et ja see võib katta kuskil seal ikkagi 11–16 tundi, et me ei räägi seal päevadest. Ja, me ei räägi. Me räägime, et see on kõige kriitilisem küsimus, kuidas tekitada olukord, et me suudame näiteks päevade kaupa oletame, et meil on nädalaks ajaks on võimalik energiat salvestada. See on ikka lühikene tsükkel küll, aga see on üks täiesti reaalsetest võimalustest. Tuleb tegeleda. Niimoodi, ütlesite, et kahjuks me ei tooda täna enam Eestist tsementi. Ja, mina ei osku sellele, tegelikult olen ma tuttav selle probleemiga, aga tõesti täna Kunda Nordic tsement ei tooda. Tsementis on juba 2 aastat juba tegelikult. Esimesel koroonatalvel lõpetati tootmine. Põhjus on tehnoloogiline, keskkonnatehnoloogia. Ehk siis tegelikult selle natuke detailidesse, aga on olemas märg ja kuiv tehnoloogia ja omanik firma ei olnud valmis, nii palju kui ma tean, investeerima tehnoloogia vahetusse, et Kundas saaks vastavalt uutele regulatsioonidele tsementi toota. Turg on väike. Selge pilt. Niimoodi, lühidalt, kas säästlikum on kasutada teede ehituses ümber töödeldud tootmisjääke, näiteks sealhulgas põlevkivituhka, või siis kaevandada uusi ehitusmaavarasid? Vastus saab olla ainult üks. Kõik see, mis me oleme kunagi maasest välja toonud, tuleks maksimaalselt kasutusele võtta. Jällegi ma ei ole erapooletu vastaja, sest ma olen tegelenud põlevkivituha kasutusvõimaluste uurimisega juba 20 aastat. Nii et, aga ja põlevkivituhk on, arvestagem ka natukene, et täna meil ikkagi pikas perspektiivis mööduv nähtus vähemalt 20 aasta perspektiivis. Nii et vastus on jah, kindlasti peaks maksimaalselt taas kasutama kõik võimalikke jääke. Mingisuguseid nippe hakkab siin üks Eesti jäätmekäitlusfirma koos ühe Prantsuse ettevõttega koos tegema. Mida nemad selle põlevkivituhaga teevad? Olete sellest kuulnud? Ei ole? Käimas on väga palju erinevaid projekte, kui jutt on Ragn-Sellsist. Ja, et mitte ainult põlevkivituhaga, aga platoo setetega, mis on vanade ladestatud üle 200 miljoni tonni on meil ladestatud põlevkivituha setet. Et jällegi, ma ei ole võib-olla see kõige õige, ma olen seotud kohustusega mitte rääkida sellest projektist, kuna me oleme selle... Aga olgu, see ei ole, see on sadestatud kaltsiumkarbonaadi tootmine, et mis on väga kõrge lisandväärtusega. See on asi, mida pidage meeles, et mis on see, mida Eesti kõige kallim asi, mida Eesti põlevkivist toota, on sadestatud kaltsiumkarbonaat.
nõudlus selle järgi hästi suur. Ja seda on tegelikult ikkagi rõõm kuulda, et vähemalt see, mis kunagi maalt välja võetud on, ikkagi saab veel rakendada ja ei lähe niisama raisku ja me ei kaeva niisama maapõue õõnsaks kõike raisates. Kui me rajame uusi süsteeme, siis mõningal määral jäävad ka vanad süsteemid kasutusest välja. Kui suurel määral on täna ja tulevikus võimalik materjale taas kasutada, näiteks siis päikesepaneelide puhul, akude puhul ja nii edasi? Väga valus teema, et vääriks tervet eraldi konverentsi, et kuidas rohetehnoloogia metallid, millest me räägime kriitiliselt, kui palju nendest on taaskäideldavad, teeme asjad hästi lihtsaks. Liitium praktiliselt ei taaskasutata, aga taaskasutus on tegelikult kuskil protsendi või alla selle piires. Mitte enamus, natukene saadakse koobaltit kätte, mis on hästi kriitiline. Kui me räägime päikesepaneelidest, täiesti tundmatu maa, et väga suur töö, taas ringmajanduse seisukohalt, et me hakkame praegu massiliselt, saate aru, me hakkame massiliselt täna tootma neid nii-öelda rohemetallidest valmistatud seadmeid, akusid, päikesepaneele, generaatorid, tuulegeneraatorid, mida saab päris hästi taaskäidelda, seda neotüümimitselt. Aga see, mismoodi see ringmajandus tööle läheks, sellega tegeletakse, aga edulugusid on suhteliselt vähe. Muidugi, pidage ühte lihtsat asja meeles. Selleks, et seda nõudlust toota või täita, mis kasvavat nõudlust nende elementide järgi, ei piisa ainult taaskäitlusest. Taaskäitlus hakkab tagasi tööle siis, kui me saavutame platoo, kus on seda seadmeid ei teki nii palju juurde. Pliiakud on parim näide. Üle 80% erinevatel hinnangutel kuni 90% üle selle taaskäideldakse pliid. Töötab hästi. Niimoodi ja kokkuvõtteks selline veidi avaram küsimus. Kas mingil kujul nüüd valitseb ka oht, et ühel hetkel on liiga palju, et kas me võime ka oma maapõue niimoodi tühjaks kaevata, et tegelikult see kõik lõpeb palju halvemini, kui me tahame? Nojah, selle taga on sul see not in my backyard küsimus, et... Jah, ka see, aga nüüd on juba aeg sealmaal. ma siiski arvestades tegelikult, et see maa tühjaks kaevamise nii-öelda nähtus või kuidas seda nimetada, ma ei leia talle head sõna, et seda on juhtunud. Meil on tihtipeale tuuakse neid näiteid Nauru kohta ja on mõned piirkonnad veel. Aga ma arvan, et me oleme täna juba sellisel tasemel, me oleme ühiskonnana juba sellisel tasemel, et me ei lähe enam sellise röövelliku kaevandamise tööd. Nii ei ole võimalik enam täna teha. Ja arvestagem, et kui me, see on üks üldisem probleem, et kui me mõtleme, et need on need küsimused, millest meie siin täna näiteks Euroopas räägime, ei ole. Et seda räägitakse Austraalias, Põhja-Ameerikas, näiteks väga suurt osa vasest toodetakse tegelikult meil Lõuna-Ameerikast, Tšiili, ka seal inimesed on hakanud tõsiselt mõtlema selle peale, et me kaevame siia selle augu ja jätate selle laga meile siia ja siis kogu maailm õitseb sellest, et nii see asi ei lähe. Ja ma arvan, et see on ka õige samm, aga asi on väga lihtne, et sellises tehnoloogilises ühiskonnas, sellise inimeste hulga juures, mis meil on heaolu, mida me tahame hoida, me ei pääse maavarade kaevandamisest. Tagasi päris halbes. Me kasutame maavarasid oma enda hüvedeks, mitte kaeva auku kellegi, et kellegi, no mõni tahab äkki, et võtab laavide kätte, ma kaevan auku, mul lihtsalt meeldib auku kaevata. Ei, me ei tee seda. Et see laiem, saagem sellest aru, aga seda tuleb vastutustundlikult teha. Suur tänu veel kord, teeme ühe aplausi Kallele.